Tervist, head sõbrad, vaatajad, kuulajad. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi peatoimetaja ja käesolev on jälle minu podcast, kus kommenteerin nii kodumaiseid kui ka maailmas olevaid sündmusi. Aga alustuseks mõned sissejuhatavad märkused. Nagu olete ehk näinud, algas paar päeva tagasi Objektiivi jõulukampaania. Hea on meenutada, et 19. oktoobril täitus Objektiivil 10. tegevusaasta. Ja kogu selle aja oleme olnud teie poolt rahastatud portaal. Vaatajad on oma vabatahtlikest annetustest andnud meile oma vahendeid, mille toel oleme siis 10 aastat toiminud. 10 aastat ehk siis 2 kampaaniat aastas. See teeb kokku 20 kampaaniat, mille raames oleme alati saanud kokku järgmise poolaasta tegevuseks vajalikud vahendid. Nii ka siis nüüd tulen teie juurde sama üleskutsega nagu juba 20 korda. Et kui te peate Objektiivi tööd oluliseks ja tegemist vajalikuks, siis toetage meid oma helde panusega siin. Objektiivi portaal, kui lähete meie portaali, siis sealt siin on olemas kampaania bänner ja kui lähete anneta keskkonda, siis siit saate teha vajaliku annetuse. Ja muuseas üks väike tähelepanu ka. Nimelt, kui teil on tehtud annetus sihtasutusele perekonnatraditsiooni kaitseks, siis kui te tahate selle suunata Objektiivile, siis oleks vaja teha ümberkorraldus. Nimelt siin on olemas ka rekvisiidid MTÜ Objektiivi pangakontodele. Nimelt juuni lõpus 2023, nagu te ilmselt võib-olla juba teate, sai Objektiivist enda omaette MTÜ ja sestap meil on ka omaette rahandussüsteem siin, nii et sellepärast on hea, et kui te olete teinud võib-olla vanast harjumusest annetuse sihtasutusele perekonnatraditsiooni kaitseks ja tegelikult soovite selle tõesti Objektiivile osutada, siis siin on pangakontod ja rekvisiidid, kust saate selle annetuse ümber vormistada. Või te tahate teha otseannetuse Objektiivi pangakontole Objektiivi kampaania raames, siis samamoodi saate nende rekvisiitidega seda teha. Võib-olla tegelikult mõned on tähele pannud, et käesoleva podcasti alla olen mina pannud omaenda rekvisiidid ja öelnud, et kui te soovite toetada seda saadet, siis võite teha annetuse minu isiklikule pangakontole. No selle taga tegelikult on üks väga konkreetne taotlus. Nimelt ma vaatan iga kuu Objektiivi finantside peale ja selle peale, kuidas ma maksan riigile tööjõumaksudena 1000 eurosid. Laias laastus selline tubli 1/3 läheb riigikassasse. Selle ma ulatan ma otse Eesti Vabariigile. Tubli 1/3 Objektiivi praegusest siis kuu eelarvest. Ehk siis ma ulatan sellele riigile, mis võtab meilt 70–80% maksudena, aktsiisidena, riigilõivudena, automaksuna ja maamaksuna käest ära. Ja siis ütleb, et tal on raha, väljenduste eest, sitaks ning saadab meie teenitud tulu 100 miljonite kaupa Ukraina korruptsioonipessa, kus see raha kaob nendesse mutiaukudesse, mida ühegi süntsa inimese silm pole veel eales näinud. Sellele riigile annan ma selle raha, mis miljardite eest ühe rööpapaariga raudteed ehitab läbi Pärnumaa soode Häädemeestele. Sellele riigile, mille süvariigi asutused, prokuratuur ja kapo alustavad isikliku ja poliitilise vendetta raames aastaid kestvaid kalleid kriminaalmenetlusi oma konkurentide ja vaenlaste vastu, nagu tänane prokuratuur on teinud muuseas Parver Pruunsilla osas.
Sellele riigile, mis kogub maksumaksja raha kasutades oma poliitiliste ja ideoloogiliste vaenlastena käsitletud inimeste vastu maksumaksja vahenditega komprat, et panna kõik vähegi tõrksamad hinged samas vaimus ja sama takti järgi tantsima. Sellele riigile, mille tervisekassa ei oska raha panna mujale kui matta 100 000 eurot Wagenkülli nii-öelda tänuüritusele, paaripäevasele spa-sessioonile või siis 3500 eurot disainsegistitele. Selline artikkel on ilusti olemas, kus tõepoolest siis Tervisekassa köögimööbli ja tehnika hankega osteti 3500 euroseid veesegisteid. See on Tervisekassa, mis ei oska rahaga teha mitte midagi muud, kui laristada seda sellistele mõttetustele. Et ostaks võib-olla mõnele lastehaiglale mingisuguse vajaliku aparaadi. Ei, siis on vaja teha see jõulutunnelite kaudu kodanike annetustest. Aga Wagenkülli spa-sessioon ja disainsegistid 3500 euro eest, need lähevad väga hästi. Sellisele riigile ma tegelikult annan 1/3 Objektiivi eelarvest. Ja sellele riigile tegelikult, mis matab samamoodi 10 miljoneid maksumaksja raha kõikvõimalikele ideoloogilistele MTÜ-dele, homoorganisatsioonidele, feministeeriumitele ja tont teab millistele maailmavaatelistele MTÜ-dele, kes teie enda rahaga pesevad teie ajusid. Tegelikult ma võiksin seda litaaniat siin lugema jäädagi. Et ma võiksin kogu saate teha sellest, mida see riik oma maksurahaga valesti teeb. Ja siis lõppkokkuvõttes ma näen vaata seda pilti siin. Ma näen seda pilti, kus sellised mehed, kes mõnusalt muigavad, räägivad, kuidas kaitsetahe on maksutahe ja maksutahe on kaitsetahe. Ja siis tegelikult tekib minus tunne, et minul on maksutahe 0. See maksutahe on ümmargune 0. Ma tahan sellisele riigile maksta põhimõtteliselt 0 senti. Ma ei taha maksta sellele riigile mitte midagi. Ja minu taotlus tegelikult seda teha, et ma panen oma konto selle saate alla, on tegelikult väga lihtne. Nimelt eraisikule antud eraisikute toetused on täiesti maksuvabad. Ja tegelikult ideaalis ma võiksin kogu oma sissetuleku Objektiivis saada sellisel viisil. Et ma ei peaks tegelikult Objektiivi struktuuri üleüldse maksudega koormama. Ja ma saaksin oma pere sissetuleku sellisel viisil. Ja minu pealt vähemalt maksutulu ei pea maksma sellele vabariigile, mis seda raha kõikvõimalikesse hämaratesse ja vähem hämaratesse mutiaukudesse topib. Igal juhul kogu seda juttu tegelikult ma räägin täiesti avalikult, ilma igasuguste filtriteta. See, mida Eesti riik oma kodanikega teeb, ei ole mitte midagi muud kui röövimine. Maksude kasutamine on rahva huvidele vastukäiv, see on ebaefektiivne röövellik. Tegelikult see riik on oma maksupoliitikaga osutunud Augustinuse De Civitate Deis mainitud röövlipandeks. Ja röövlipandeks muutub riik siis, kui ta kaotab ära õigluse ja mõõdukuse printsiibid. No mõelge selle peale, et kui teie tegelikult olete maksudena kõikvõimalike nii-öelda tööjõumaksudena, ka varamaksudena, automaksu näol, maamaksu näol, olete ära andnud riigile kuskil 70–80%. Ja siis annate sellest järele jäävast summast, mis teil on, meile oma annetuse. Ja siis meie alustame kogu seda karusselli uuesti otsast peale. Niimoodi, et ka meilt
võetakse ja meie anname riigile jälle omaette juba sellest, mida teie meile andsite 80% ära. Ehk siis, kui vaadata seda, et keskajal üldiselt oli inimeste maksukoormus mõningatel hinnangutel kuskil seal 10 juures, ehk siis 10% kogu nende sissetulekust, võib-olla see ületas seda, oli selline topeltkünnis kuskil 20%, siis tänapäeva riik on teinud seda, et ta on põhimõtteliselt selle asja ümber pööranud. Meile jääb 20% kätte ja 80% võetakse meilt ära. Ja kui te tegelikult panete veel sinna juurde selle, et keskaja ühiskonnas inimesed, need, kes olid nii-öelda siis maatöölised, talupojad, väidetavalt töötasid mõningate hinnangute kohaselt isegi nii vähe nagu 150 päeva aastas. Rohkem oli aastas puhkust kui reaalset tööd. Loomulikult erinevates kohtades see erines, aga väga hästi on teada see, et keskajal oli talupoegadel suur nii-öelda vabadus niimoodi, et olid olemas erinevad kirikupühad, olid olemas kohalikud pühad, siis tulid kellegi pulmad, need kestsid nädal aega ja inimesed ei töötanud 9-5, nii nagu meie rabame siin praegu. Ma saan aru, et tegelikult lisaks majandusele on mitmeid kriteeriumeid vaba ühiskonna osas veel, aga kui arvesse võtta lihtsalt sellist fiskaalset ja majanduslikku poolt, siis on hea tegelikult küsida, milline ühiskond nendest tegelikult siin praegu on päris orjanduslik ühiskond ja milline ühiskond on reaalselt vaba ühiskond. No igal juhul vaba ühiskond ei ole see, kus riik võtab sult ära 80% sinu sissetulekutest ja inimesed on põhimõtteliselt 9-5 olevad tööloomad, kes töötavad hommikust õhtuni, tulevad koju, saavad oma lastega kokku natukeseks ajaks, et seda karusselli iga päev hommikul jälle uuesti alustada. See ei ole vaba ühiskond, kahtlemata. Ja tegelikult ma räägin seda sellepärast ka, et riik käitub siin täiesti avalikult eraomandi vastaselt. See, mida riik teeb, on eraomandi puutumatuse vastane tegevus. See on ebamoraalne ja röövellik tegevus, millega riik tegeleb oma maksupoliitikas. Ja tegelikult, kui rääkida maksupoliitikas, see väärib muidugi eraldi saate teemat, siis eriti ebamoraalne ja otseselt ebaõiglane on igasugune omandimaks. See, mis siin alles hiljuti kehtestati näiteks automaksu näol. Sa oled maksnud ära kõik maksud oma töölt, selle tööga kogunenud vahenditest, lähed sa ja ostad omale auto, mis on liikumisvahend, umbes suurele perele samasugune aparaat nagu külmkapp või ma ei tea, röster enam-vähem, sul on vaja sellega vedada lapsi, sul on vaja sellega minna tööle, lapsed ära viia kooli ja igale poole mujale, maal on see eriti oluline asi veel. Ja nüüd sa ostad omale selle nii-öelda töövahendi, eluks vajaliku elementaarse nii-öelda vahendi ja selle pealt sa hakkad veel riigile maksu maksma. Maamaks, sama asi. Sa oled kas saanud selle asja pärandina, sinu eelnevad põlvkonnad on töötanud selle nimel, et maamaks, et sul oleks maa, või ostnud samamoodi nendest vahenditest, mis sul on üle jäänud, kui riik sulle need on kätte jätnud, need hädised 20%. Ja siis võib-olla maksad pangale sellest veel ja siis tuleb riik ja ütleb, et ka selle pealt on vaja maksu maksta. Kõige jubedam asi on loomulikult, kõige loomuvastasem asi on pärandimaks. Siin ei ole üldse midagi öelda, et tegelikult rääkides
rääkides sellest, et Eestis veel pärandimaksu ei ole, aga ausalt öeldes nendest Eesti riigi hävitajatest ma ei tea kunagi, mis neil kavas on. Et ju neil on seegi juba mõlkunud ajusopis, et Eestis pärandimaks kehtestada, see on kõige ebamoraalsem üldse. Ja sellest võiks jällegi rääkida pikalt ja tervete loengute kaupa ja tuua välja põhimõtteliselt selle täielik ebamoraalne olemus, kaasa arvatud klassikalise filosoofia ja moraali raames. Ja võib-olla ma teengi seda järgnevates saadetes. Aga see on see maks, mis põhimõtteliselt neutraliseerib ära eelnevate põlvkondade töö ja ligimese armastuse, sest mis on sinu ligimene, kui mitte sinu lapsed, kellele sa pärandad enda vara. Vanemate töö ja vanemate pärand on see, mis lastel edasi antakse selleks, et nad võiksid seda kasvatada ja veel paremana järgmistele põlvkondadele edasi anda. Ja riigil on sellesse süsteemi 0 asja. Riik peaks oma karvased käpad sellisest põlvkondadele vahel edastatud pärandvarast täiesti puhtaks pühkima. Ma ütlen, et Eestis loomulikult seda veel ei ole, seda maksu, aga kui peaks tulema ja mitmetes Euroopa riikides on, siis see on üks kõige jälgimaid, moraalseid asju üldse, millega riik võib tegeleda. Muutes põhimõtteliselt põlvkondade teineteise vahelise armastuse ja põlvkondade vahelise läheduse riiklikuks selliseks maksupoliitikaks. Vastik ja veel kord vastik. Riik tõmmaku oma karvased käpad inimeste varalt ära. Nii et miks ma seda juttu räägin? Ma põhjendan seda pikalt, eks ju. Et ma räägin seda täiesti avalikult. Ma tahan Eesti riigile maksta mitte ühtegi senti. Nii, sellele riigile, mis niimoodi käitub. Ja sest ma ütlengi, et kes tahab toetada mind või seda saadet konkreetselt, võib siis teha seda niimoodi, et minu YouTube'i video all on minu isiklik pangakonto, et sinna saab siis annetada, kes peab seda vajalikuks, saab seda teha. Ja artiklis, mille ma Objektiivis avaldan koos selle videoga, seal on ka need andmed olemas. Nii et tõepoolest, ideaalis võiks olla niimoodi, et ma saan kogu oma sissetuleku teie annetustest otse. Nii et ma ei maksa Eesti Vabariigile mitte midagi selle eest. Nii. Muidugi ma ei ole kõige parem ärimees, et kui ma tahaksin isiklikult rikastuda, siis ma ilmselt peaksin teile mingisugust juttu ajama, mis kuidagi eriti mokkamööda on. Ei, ma ei tee seda, ma ei suuda niimoodi eksisteerida, et ma ei räägi seda, mida ma ise olen tõena ära tunnetanud. Ja näiteks järgmine temaatika võibki olla selline, mis võib ajada vihale väga paljusid inimesi niimoodi, et nad ütlevad, et vaata sellele mehele me ei anna küll mitte midagi. Võib juhtuda, ärge andke, mul pole midagi öelda, sellepärast, et mina ei suuda olla niimoodi, et ma ei räägi välja seda, mida ma tegelikult mõtlen ja mida ma olen tõena ära tunnetanud. Seda, mida ma olen tõel ära tunnetanud, see võib ka olla mingis mõttes vale. Ma ju ei tea seda. Võib juhtuda, et ma eksin. Inimesed on ekslikud, aga vähemalt ma räägin seda, mida mu südametunnistuses arvan, et see on tõde. Järgmine teema, või kogu selle saate teema tegelikult, ongi see, mis siin hiljuti on tulnud välja. Ma kardan, et ma tegelikult võin välja vihastada selle teemaga nii pro kui kontra poole. Ehk siis nii pooldajad kui vastased. No vaatame, kuidas läheb. Ja see on eelkõige Eesti ja NATO. Meie eelmise nädala Fookuses saates oli juttu Ukrainast ja rääkisime seal Ukraina korruptsioonist ja sellest, kuidas Ukraina niinimetatud rahuleping või need kõik võimalikud nii-öelda dokumendid, mida siis avalikkuse ette on paisatud kui võimalik rahulepingu mingisugune algpunktid või algtekst, et
milline on olnud Eesti riigi reaktsioon või Eesti poliitikute reaktsioon sellele ja kuhu see protsess üldse välja võib jõuda. Kes seda saadet pole vaadanud, siis meie YouTube'i kanalil võite seda vaadata ja Objektiivi portaalis loomulikult ma toonitan kogu aeg kõikidele, et mõnikord on olnud niimoodi, et ma vaatan mõningaid kommentaare ja tundub nagu inimesed mõtleksid, et me korjame vahendeid lihtsalt Objektiivi videote tegemiseks. Et minu ainus töö siin Objektiivis on teha kas korra nädalas või 2 korda nädalas või mõnede intervjuude puhul näiteks rohkem. Lihtsalt neid videosid ei, meie töö on pidada üleval kogu portaali objektiiv.ee. Seal on arvamuslugusid, seal on uudiseid, seal on videod nagu see siin ja seal on loomulikult ka raadiosaade, mida me iga nädalaselt teeme, mis läheb ka Pereraadiosse, seal saab kuulata seda, ka Objektiivi lehelt saate kuulata samamoodi. Nii et meil on minul on terve portaal üleval pidada. Et see ei ole ainult see saade siin või üks saade seal. Niisiis, NATO ja Eesti. Ja selles saates, mida ma siin juba mainisin, ütles Varro Vooglaid välja need sõnad, mida ta ilmselt kalkuleeris sellistena, et need võivad jõuda juba nii-öelda suurema avalikkuse orbiiti. Ja kena on muidugi vaadata, et inimesed Objektiivi jälgivad ja vaatavad ikka, et mida siis ka Fookuses saates räägitud on. Ja tundub, et siin ka Delfi lapsreporterid on Objektiivi saadet vaadanud, jälginud ja ilusti kõik asjad üles kirjutanud, sellepärast et Delfis alles hiljuti oligi siis peale seda saadet see artikkel Riigikogu saadiku Varro Vooglaiu sõnul oleks tervendav, kui NATO Balti riikidest lahkuks. Michal ütleb ka, et no see on ikka paganama mage jutt, mida siin Vooglaid räägib. Ja siis loeme selle asja siit ette. Riigikogu EKRE fraktsiooni kuuluv Varro Vooglaid sõnas sihtasutuse perekonnatraditsiooni kaitseks SAPTK portaali Objektiiv saates Fookuses, et talle isegi meeldiks lahendus, kus NATO peaks pärast Ukraina rahulepingu sõlmimist Balti riikidest taanduma. Kristen Michal pidas Vooglaiu öeldud magedaks. Vooglaid jääb siiski oma sõnadele kindlaks. Nii, no teeme sellise väikese asjaõienduse siin kohe ära, et lapsreporteritega, nii nagu tegu on, Kärt Karu keegi, siis tema on rääkinud tõsi, et Objektiivi portaal on sihtasutuse perekonnatraditsiooni kaitseks portaal. Ja me olime pikalt, aga nüüd olen korduvalt juba öelnud seda, et aastast 2023 juunist oleme iseseisev MTÜ. Nii et selline väike faktiviga on seal sees, aga ega siis Delfi inimestelt ei saa fakte nõuda, et see on selline, kuidas öelda, sellega me oleme juba ammu harjunud, et Delfi teeb seda, mida ta teeb ja propagandistlikult levitab lihtsalt pahemäärmuslikku ideoloogiat, nii et selle väikese pisikese eksimuse neiu karu anname teile ilusti andeks, põhimõtteliselt kirjutage, mida tahate. Ma ammu enam ei huvitu sellest, mida Delfi arvab või mida ta kirjutab või keda ta jälle kuskil risti lööb või keda ta jälle poriga üle valab, nii et selliste asjadega enam ammu meid või mind siis kuidagi närvi ei aja või verest välja ei löö. Ja mida siis Varro reaalselt ütleb, seda saame loomulikult vaadata juba Fookuses saatest, siin on see klipp olemas. Aga muuseas, mida ma veel ütleksin omalt poolt ära, on see, et vaata kõik need, kes karjuvad, et see leppe on väga halb ja mingil juhul seda vastu võtta ei tohi, seda tuleb tagasi lükata ja kõik ja nii edasi. Võiks mõelda ka selle peale, et kui nüüd need protsessid jätkuvad samasuguses suunas, nagu nad on pidevalt jätkunud ja jätkuvad veel kiiremini, sest ameeriklased ütlesid, hea küll, et kui meie pingutused ei ole teile nagu vastuvõetavad, siis katsuge ise hakkama saada. Siis tegelikult võime me jõuda ka sellise olukorrani, kus mitte ainult Ukraina ei kaota seda sõda palju rängemate tagajärgedega kui praegu, vaid võime jõuda sellise juhul ka olukorda, kus Venemaa edaspidised nõudmised on juba väga palju kaugemale ulatuvad. Et nüüd me ei nõua enam seda, et NATO ei laiene Ukrainasse, vaid me nõuame seda, et NATO taandub näiteks 2003. aasta eelsetesse piiridesse. 2004 oli see laienemine, kus Eestiga aegsel kaasati. Jah, nüüd on meie nõudmine selline, tõmmate meie piiride tagant minema.
mitte kusagil ei ole enam kokkupuudet NATO-l Venemaa piiridega, see on meie nõudmine. Soome, Eesti, Läti, Leedu ja siit riburada mööda edasi kõik minema. Ja nüüd meil on selline nõudmine. Ja see ei ole üldse ebarealistlik. See võib ka sinnamaale jõuda. Kusjuures mina pean ausalt ütlema, ma tean, et siin on nüüd hea koht, kus saab saatest välja lõigata, kui keegi soovib, aga mis siis, mind ei huvita. Et mingit pidi oleks see ka väga tervendav, kui asjad ka nii läheksid, et NATO sunnitakse taanduma ka Balti riikidest. Ja öeldakse, jah, nüüd on selline asi, et siit kolite minema, lähete minema, jääb see neutraalseks puhvertsooniks, eks ei kuulu mingitesse sõjalistesse liitudesse need riigid. Ma arvan, et mingit pidi meie poliitiline kliima terveneks sellest päris kõvasti. Ei saa enam pidevalt lehvitada loosungeid ja ülbitseda ja rääkida siin põlvili surumisest ja tükeldamisest ja ma ei tea millest, eks. Vaid tuleb hakata mõtlema, mida sa suust välja jääd, rääkima vastutustundlikku juttu. Sellepärast, et keegi sinu seljatagust ei kata, sa pead ise olema suuteline oma sõnadest vastutama ja oma poliitiliste valikute eest vastutama. Mingit pidi mulle see lahendus täitsa meeldiks. Sest see, ma ütlen, looks palju sellise tervema poliitilise kliima, et inimesed hakkaks nagu suuremat sellist reaalsustaju ilmselt üles näitama. Ja, need olid siis Varro mõtted meie fookuses saates. Mingis mõttes oleks väga tervendav Eesti poliitikale, kui me ei oleks NATO liikmed. Iga mees peaks oma sõnade eest ise vastutama ja selget seljatagust ei oleks, millele pidevalt kogu aeg viidata. Selles saates ma ise tegelikult seda asja ei kommenteerinud, sellepärast et aeg hakkas juba otsa saama ja saade tuli ära lõpetada ja otsad koomale tõmmata. Aga tegelikult täna ma plaanin välja tuua ka enda positsiooni. Et mida teha NATO-ga, milline peaks olema Eesti ja NATO suhe. Tegelikult, kui vaatame nüüd reaalsust, siis ma olen täiesti veendunud ja ütlen seda kogu lihtsusega välja, et NATO on kogu Eesti välispoliitika sisu ja vorm. Meil puudub iseseisev välispoliitika. Me oleme NATO ja transatlantilise süvariigi platsdarm. Eesti valitsus ei ole iseseisev, vaid nende raison d'être, kui kasutada prantsuskeelset väljendit, või pealisülesanne on pakkuda asehalduri teenust transatlantilisele võimukeskusele. Kogu meie välispoliitiline realiteet pärineb transatlantilistest mõttekodadest, poliitikatest ja käsuahelatest. Kogu Eesti sõjaväeline, jõustruktuuride ja poliitiline ladvik on tegelikult selle eesmärgi teenistuses. Kas siis vabatahtlikult või mingis kombinatsioonis nendest kahest. See on reaalsus, mis Eestis praegu toimub. Et me oleme põhimõtteliselt NATO poolt välispoliitiliselt ja tegelikult üha enam ilmselt ka sisepoliitiliselt üle võetud. Me oleme NATO platsdarm, meid on üle võetud selle transatlantilise ideoloogia poolt. See on Eesti poliitika reaalsus. Ja siia juurde võiks mainida ühte huvitavat artiklit või meenutada ühte väljaütlemist ja ühte kirjutist, mille niinimetatud suur heategija George Soros juba 90ndate algul kirja pani. Meil on Objektiivis sellest artikkel olemas. Jenica Bounds NATOst on saanud sorosliku avatud ühiskonna jõustaja. Ja selles artiklis tsiteeritakse pikalt ja laialt George Sorost, kes siis 1993. aastal üllitas essee nimega Uue maailmakorra suunas NATO tulevik. Ja selles essees siis arutatakse, milline võiks olla NATO peale külma sõda. Tsiteerin. Seega, kui NATOl on üldse veel mingisugune ülesanne, on selleks võimu ja mõju projitseerimine endise Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu NSVL-i piirkonda
ja NATO kutsumuse saab kõige paremini lahti seletada avatud ja suletud ühiskondade võtmes. Soros kirjutab ka nii: tõeline koostöö rahu nimel. Uut liiki allianssi kutsumus on äärmiselt erinev NATO algsest kutsumusest ja seda ei saa usaldada ainult NATO enda hoolde. Kui see nii oleks, muudaks see NATO tundmatuseni. Vaja on erinevat laadi organisatsiooni ja selleks organisatsiooniks võib olla koostöö rahu nimel. Ehk siis põhimõtteliselt Soros ütleb seda, et NATO eesmärk on iganenud ja selle asemel tuleks NATO üheks eesmärgiks panna ka kehtima avatud ühiskonna poole pürgimine. No, mida me avatud ühiskonna all silmas peame või mida Soros selle all silmas peab, seda me kõik teame. See on radikaalne, pahemliberaalne immigratsioonile, Euroopa hävingule, Euroopa kristlikule tsivilisatsiooni kokkukukkumisele ja hävitamisele suunatud ühiskond. See on rahvaste hävitamisele suunatud ühiskond, see on suure asendamise ühiskond, ehk siis see, mis on toimunud Saksamaal, see, mis on toimunud Inglismaal, kus tavainimesed, algsed inglased ja sakslased jäävad mingil hetkel paratamatute demograafiliste protsesside kaudu vähemusse ja võimust võtab põhimõtteliselt islami vähemus või siis juba enamus mingil hetkel, mis hakkab dikteerima nende riikide tulevikku. See on radikaalselt immigratsioonile ja enesehävitusele avatud ühiskond. See on avatud kõigele sellele, mis ühiskondi hävitab ja suletud kõigele sellele, mis ühiskonda reaalselt üles ehitab. See on sooideoloogia, see on homoideoloogia, see on kõik see, mida oleme nüüd meie liberalistide valitsuse esituses näinud. See on ka maksupoliitika, millest siin saates sai alguses rääkida. Meile on tulnud mitmed lääne eksperdid rääkima, kuidas Eesti peaks veel seda ja toda maksu tõstma. See on kodanike vaesustamise ühiskond. See on ühiskond, mis valvab ja jälgib inimesi, jälgimisühiskond. See on see, mida PPA teeb oma teedel. See on suure venna ühiskond. See on korporatistliku ajakirjanduse ühiskond, mis edastab Stratkomi narratiivi, mis on avatud transatlantilise perverssuse maaletoomisele, mis kritiseerib ja häbimärgistab kõiki neid, kes töötavad sellele vastu. See on ühiskond, mille eesmärgiks on Euroopa häving, rahvaste surm. See on ühiskond, mis on avatud otsesele mürgile, millega neid ühiskondi hävitatakse. Ja kui nüüd Soros ütleb seda, et NATO on teatavas mõttes ka üks nendest vahenditest, millega seda nii nimetatud demokraatlikku avatud ühiskonda importida igale poole, siis tegelikult ei saa sellest mööda vaadata. Nendest käsuahelatest ei saa mööda vaadata, et NATO on loomulikult kaitsealliants peaks olema, eks ju, aga nüüd Soros annab sellele mingisuguse uue sisu ja see on väga-väga huvitav, et kas need käsuahelad toimivad transatlantilisel liinil ka selles suunas, kas meie enda nii-öelda kooseluseadus ja abielu rüvetamine oli paljuski tingitud nendest käsuahelatest, mida NATO silmas pidas. Vägagi võimalik. Igal juhul Eesti välispoliitika on kaaperdatud NATO poolt. Kas ka Eesti väärtuspoliitika? See on veel omaette küsimus. Me tegelikult ei tea neid fakte, millised käsuahelad on, aga igal juhul hüpoteesina on see vägagi arvestatav. Samas, teise punktina ma ütleksin ära seda, et NATOs tegelikult saab olla nii, et teha iseseisvat välispoliitikat. Nüüd te võite küsida, et kuidas see võimalik on. Mina tooksin hea näitena siin Ungari. Ungari on faktiline näide sellest, et NATOs saab olla nii, et teha iseseisvat välispoliitikat, kui on olemas tugev rahvuslik valitsus, kui meedia on
tasakaalustatud konservatiivse meedia poolt sellisel viisil, et see ei ole lihtsalt enam mingisugune alternatiivmeedia, vaid see on täiesti arvestatav riigimeedia, kui väga olulised institutsioonid, niinimetatud süvariiklikud jõuorganisatsioonid on üle võetud, julmalt üle võetud rahvusliku valitsuse meelse kaadri poolt. Siis saab seda poliitikat tegelikult teha. Ja Ungari on sellest hea näide, Ungari on faktiline näide, et saab teha küll, kui vaja on. No teine tegelikult kaugem ja natukene ähmasem näide on Türgi. Et Türgi on loomulikult islamikultuuriga maa, kuigi sekularistlik maa, peale Atatürki uuendusi. Aga Türgi on samamoodi laveerinud igale poole NATO liikmena, ta on loomulikult sõjaliselt palju võimsam maa kui Ungari, kui Eesti, et temal on mänguruumi palju rohkem. Aga võib-olla sellise kaugema näitena ta on täitsa mainitav. Loomulikult ta ei ole nagu võrreldav või kasutatav Eesti või Ungari analoogina, aga Eesti analoogina minu arvates Ungari väga hästi kasutatav. Nii et on näiteid, kuidas teha iseseisvat välispoliitikat. Ungari on energiaküsimustes, Venemaa energiaküsimuses väga selgelt võtnud omaenda positsioonid, on töötanud pidevalt kogu aeg vastu Euroopa meelevigasele poliitikale. Esiteks viia Ukraina Euroopa Liitu. Ta on töötanud vastu kõikvõimalikele sanktsiooniüritustele, teistele Euroopa Liidu riikidele, kes ei oma nii-öelda sama positsiooni nagu Brüsseli bürokraadid. Ja muidugi tänu sellele on ka väga palju seda, et näiteks Poola asevälisminister ütles täitsa avalikult siin möödunud aasta juulis, et Ungari lahkugu NATOst ja Euroopa Liidust, et ega siis need hääled ka loomulikult ei ole olemata. Et paljud tulevad ja ütlevad, et sellist riiki me ei saa taluda Euroopa Liidus ja NATOs. Aga Ungari on võtnud positsiooni ja ma olen ise teinud intervjuu Ungari välisminister Peter Sijartoga, kes on tunnistanud seda ka Objektiivile muuseas, kui te seda ei ole vaadanud, siis vaadake see ka ära, te leiate selle üle, kui te panete Peter Sijarto, tõsi, raskelt kirjutatav nimi, Objektiivi otsingumootorisse ja sealt te saate selle intervjuu kätte. Et on öelnud seda, et ei, meie poliitika on just nimelt see, et me tahame näidata seda, et rahvuslikku poliitikat on võimalik ajada nendes globalistlikes ja isegi transatlantilistes struktuurides. Me ei lähe Euroopa Liidust ära, me ei lähe NATOst ära, me oleme seal just nimelt pinnuks silmas kogu sellele transatlantilisele kaadrile, kes üritab nii-öelda sõjaparteina, kaasa arvatud nüüd praegu Ukrainat üha rohkem niinimetatud aidata ja sõdida seda Ukraina proksisõda seal viimase ukrainlaseni. Isegi siis, kui juba suurem liitlane USA, mis on ka problemaatiline, aga siiski USA on juba vaikselt ära nihkumas Ukraina toetamise tagant. Nii et Ungaril on selline nägemus enda positsioonist. Nii et siis punkt 2 on võimalik ja peaks olema võimalik tugeva rahvusliku valitsuse korral. Tegelikult on ka selge see, et maailmapoliitika ei toimi ootuste ja uskumuste baasil, vaid see tugineb tegelikult realiteetidele. Ma ei väida seda, et Varro või keegi NATO kriitikutest seda eeldab, aga tegelikult me ei saa eeldada seda, et kui näiteks Eesti neidu lülitab ennast lahti kõik võimalikest rahvusvahelistest sidemetest nagu NATO, et siis Venemaa või ka, ma ei tea, teised riigid tulevad ja vaatavad, et see on nüüd küll nii puhas ja puutumatu neitsi, et teda me nüüd küll ei ründa. Tema on nüüd turvaliselt siin aegade lõpuni. Seda me ei saa eeldada, et rahvusvaheline poliitika peab lähtuma realiteetidest ja konkreetsetest nii-öelda kokkulepetest. Et mina ei usu seda,
et Venemaa võiks niimoodi käituda Eesti suhtes, kui Eesti NATO-st ära tuleks. Tegelikult see ei olegi üldse usu küsimus, usun või ei usu, me ei saa projitseerida ennast lihtsalt teise riigi strateegiatesse ilma reaalsete garantiideta. See on minu punkt, mida ma siin tahan välja tuua. Ja meil peab tegelikult jääma mingisugune kaart, mingisugune jõuõlg, mida kasutada nendes läbirääkimistes. Kui me vaatame nüüd, et milline see jõuõlg võiks olla, no sõjalist jõuõlga meil ei ole, demograafilist jõuõlga loomulikult ka mitte, me hakkame ise välja surema siin, kui me midagi drastilist ette ei võta. Poliitiline finess piirdub sellega, et Tsahkna käib puusi hõõritamas Tbilisi tänavatel ja Sakartvelo karjumas. See on Eesti poliitiline nii-öelda kvintessents. Moraalse jõuola peale tekib ilmselt publikus homeeriline naer. Eesti võib muuseas vabalt olla Euroopa üks kõige korrumpeerunumaid riike. Ja ma ütlen seda täiesti teadlikult. Võib-olla on vaja lisasaateid selleks, et see teema lahti võtta. Ja ma loodan, et me Objektiivis saame seda teemat lahti võtta rohkem ja rohkem. Aga Eesti võib vabalt olla Euroopa üks kõige korrumpeerunumaid riike, mis tegelikult on läbinisti mäda ja läbinisti pehkinud. Aga üheks arvestavaks kaardiks, kui me räägime sellest jõuõlast, niimoodi, et Eesti diplomaadid ja näiteks Venemaa istuvad ühise laua taha ja hakkavad rääkima. Võibki olla NATO, võib-olla meie NATO liikmelisus. Ja mida see siis tähendab? Tähendab seda, et Eesti võib lüüa põhimõtteliselt 2 asja lauale. Eesti võib lüüa selle, et kas 200 kilomeetrit Peterburist tuleb siia raketibaas Narva piiri äärde või Tartu rahu järgne piir taastatakse ja Tartu rahu lüüakse uuesti lauale ja ütleme, et ratifitseerime ja kiidame selle heaks täiel määral koos Tartu rahu piiridega. Et see on nüüd paljuski diplomaatiliste läbirääkimiste küsimus. Mida teha? Kuidas teha? Ma arvan, et NATO võiks olla selline jõuõlg. Ma arvan, et meie kuulumine 200 kilomeetrit Peterburist võiks olla selline jõuõlg. Aga igal juhul, mida ma tahan ütelda, me ei saa ennast projitseerida lihtsalt selliseks süütuks neitsiks ilma igasuguste enesekaitsevahenditeta. Ja mida viimase punktina siin öelda ja millega ma nagu millele ma kirjutan täiesti 100% alla, on see, et igasugune diskussioon Eesti välispoliitilistest valikutest peab olema Eestis lubatud. See peab olema tavaline, see peab olema kõikidele kättesaadav ja iga inimene, poliitikud eelkõige, riigimehed eelkõige, need, kes on riigimehe mentaliteediga, neil peab olema kohustus mõelda välja ka alternatiive NATO-le. Tegelikult ja meil peab olema õigus kahelda selles, kas Eesti on valinud NATO-sse liitumisega õige tee või vale tee. Varro Vooglaid võib tulla iga kell siia fookuse laua taha ja ütelda välja, mida ta NATO-st mõtleb. Iga kell. See peab olema Eesti diskussioonikultuuri osa. Aga see ei ole seda tegelikult. Meil on välja kujunenud selline infantiilne, raskelt ideologiseeritud ja Stratkomi poolt üle ujutatud inforuum, kus tegelikult vaba diskussioon Eesti välispoliitilistest realiteetidest on keelatud. 30 aasta jooksul meil on tegelikult Eestis paika pandud raudsed välispoliitilised konstandid, niinimetatud jagatud väärtuste miinimum, selline dogmaatiline, raudne miinimum, millest pole teatud mõttes lubatud kahelda ja sellest pole lubatud kraadi võrragi kuhugi paremale või vasakule kalduda. See on tegelikult tekitanud olukorra, kus siis reaalne mõttevahetus Eesti välispoliitilistes realiteetides on täiesti
suretatud. On ainult üks dogmaatiline nägemus ja ükskõik, kes tuleb välja alternatiivsete nägemustega või üleüldse alustab diskussiooni. See visatakse nurka ja öeldakse talle, et ei, sellist juttu siin ajada ei saa. Meil oleks justkui nagu kohustus uskuda, et kui maailma suurim tuumajõud nimega Venemaa peaks Eestit ründama, siis maailma teiseks kõige suurem tuumajõud USA tuleb meile appi, päästab meid ära ja riskib sellega, et tema emamaad rünnatakse tuumarelvadega. See on meie dogma. Seda me peame uskuma. Muidu me justkui ei oleks eestlased. Muidu me justkui ei oleks Eesti Vabariigi kodanikud. See on kohustus uskuda seda. No te ilmselt võib-olla mäletate Mart Helme ja tema väljaütlemist plaani B osas. See oli mitu aastat tagasi, 5-6 aastat tagasi juba, kus Mart Helme ütles, et tegelikult meil peab olema plaan B. Ja see on elementaarne riigimehelik diskursuse algatamine. Loomulikult peab olema plaan B. Me peame üle saama sellisest infantiilsest lähenemisest, et me korrutame dogmaatiliselt ühte asja, mida Stratcom meile ette paneb. Ja loomulikult see Stratcom tuleb osaliselt sealt NATOst. Selle käsuahelad ongi seal transatlantilistes mõttekodades, transatlantilistes käsuahelates, sest USA-le ja transatlantilisele kollektiivile ja süvariigile on kasulik, et Venemaa juures on need NATO baasidega väikesed, pisikesed chihuahuad, kelle kaudu võib hakata Venemaad kuidagi ärritama. Nii. See on nendele inimestele kasulik. Aga kui meil on selline publik, kes tuleb ja teeb ja paneb enda rahva mängu põhimõtteliselt ilma isegi mingisugust korruptiivset tasandit omamata, täiesti vabatahtlikult. USA riigidepartement on sellega ilmselt harjunud, et igasugused sellised enesetapjalikud tendentsid tuleb kinni maksta 100 miljonitega. Need tuleb kinni maksta põhimõtteliselt miljarditega, et ära osta rahvuslik eliit ja toppida inimestel suu raha täis, et nad ei tuleks rääkima seda juttu, mis nende huvidele on vastu käiv, USA huvidele siis. Siis Eesti puhul, ja ma arvan ka teiste Balti riikide puhul, see nagu üldse ei kehti. Et siin tuleb rahvas lihtsalt ja nõuab ise, et meid asetataks ja mängitaks Venemaa vastu instrumendina välja, meie rahva oma elu hinnaga. Ma arvan, et see on niimoodi, et siin pole isegi vaja kedagi eriti ära osta selles küsimuses. Aga mäletate tõesti, et Mart Helme plaan B, milline täielik, kuidas öelda, amokki jooks hakkas kõik poliitilise niinimetatud ladviku või eliidi osalised võtsid endal suu täis ja rääkisid pikalt laialt, kui halb on selline idee, et keegi üleüldse mõtleb plaan B peale. Riigimeheliku mõtlemise juures peaks olema plaan B, plaan C, plaan D. Kõik peaks olema laual. Kõiki peaks kaaluma kogu aeg ja me peaksime olema võimeline vabalt ühiskonnas arutama, milline nendest plaanidest konkreetses olukorras on parim. See on ka minu nagu positsioon NATO suhtes, et see NATOsse kuulumine või NATOsse mittekuulumine, see selgub tegelikult konkreetsetes olukordades. See selgub see, milline on Venemaa positsioon, millised on konkreetsed läbirääkimised, Venemaaga diplomaatilised läbirääkimised või võimalusel tulevikus, kuidas me saame enda positsioonid selgeks teha ja nii edasi. See sõltub paljuski sellest. See on prudentsiaalne otsus ja siin ei ole mitte midagi dogmaatilist. Eesti võib kuuluda NATOsse, kui ta seda peab vajalikuks, kui tal on eriti ka veel rahvuslikult tugev valitsus, mis teeb omaette välispoliitikat sõltumata igasugustest transatlantilistest käsuahelatest, võib ka mitte kuuluda. Võib ka öelda, et ei kuulu. See sõltub olukordadest.
Me ei saa praegu nagu võtta mingisugust selget ja väga sellist dogmaatilist positsiooni ei ühelt poolt, et Eesti kindlasti peab kuuluma NATO-sse, ega teiselt poolt, et Eesti ei peaks mingi nipiga kuuluma NATO-sse. See oli see punkt, kuhu ma tahtsin välja jõuda ja ma arvan, et sellega ma võib-olla vihastan välja nii NATO pooldajad kui ka NATO vastased, aga ma arvan tõesti, et siin on vaja eelkõige riigimehelikku sellist kavalust ja nutikust, et vaadata, milline variant konkreetses olukorras Eestile on parim. Aga see Mart Helme plaan B, selle puhul oli üks kõige parimaid kommentaare, mida ma kuskilt üles leidsin, sellega, millega sai hakkama sotsialist Läänemets. Ja siin ta on. Lauri Läänemets ütles aastal 2019, siis juba 6 aastat tagasi, et kujutlege end ütlemas abikaasale, et otsin ka plaan B-d. Siin ma teen nüüd pika pausi. Nii, see on siis nüüd sotsialisti ja süvariigimehe Lauri Läänemetsa positsioon Eesti seotuses NATO-ga. Kujutate ette see mees, kes võitles abielu rüvetamise eest, võrdleb NATO-t vaat et peaaegu sakramentaalse püha liiduga, abieluga. Kujutate, et me nüüd tuleme ja ütleme oma abikaasale, et mul on plaan B, et Eesti välispoliitiline realiteet on umbes sama püha, puutumatu, elukestev ja lahutamatu, nagu seda on abielu katoliku kirikus. Pean tunnistama, et sellist haigemat, meelevigasemat soga on raske välja mõelda. Sellist võltspaaatoslikumat mulinat on raske kuskilt välja võluda, kui see Lauri Läänemetsa ütlus. Abikaasa ja plaan B ei ole võimalik selline asi. Meil on ainult üks abikaasa ja see on NATO. Kujutage meile ette, meil on sellised riigimehed siin riigis. Meil on ainult üks abikaasa, me oleme pühas, puutumatus, abieluliidus, lahutamatus abieluliidus, nagu oleks preester noore Julia ja Romeo omavahel kuskil pimedas kabelis öösel paari pannud. Ja neid ei lahuta enam mitte miski, ainult surm võib lahutada neid. Ainult surm lahutab Eesti ja NATO. Uskumatu. Et selline lähenemine on Lauri Läänemetsal. Millistele infantiilsuse tasemeteni me siis nüüd välja võime jõuda, et see ongi hea näide sellest. See ongi hea näide sellest. Ja kui te küsite nüüd, et kas see on riigimehelik suhtumine, siis ei. See on midagi nagu mentaalselt häiritud inimese ja mingisuguse uskumatult dogmaatika segusest, hägusest mõtteviisist tulenev soigumine. Et selline olukord. Mida ka rääkida nagu lõpus? Siis tegelikult üks tasand on Eesti poliitikas veel ja seda tasandit NATO Stratcom, kogu see poliitiline eliit kasutab ära täiesti küüniliselt. Ja need on Stratcomi elektrijuhtmed rahva ajus. Ja te teate küll, kuhu ma viitan. Ja see on Venemaa, Putin, Moskva, Kreml. Nii. Iga kord, kui Stratcom seda vajutab, käib üks nõks väga paljude meie kaasmaalaste ajudest läbi. Mõtlemine jätab 2 takti vahele
iga 5 takti tagant jätab 2 takti vahele ja siis võib teha kõike seda, mida teiega tehakse, kulla inimesed. Ja tehakse küüniliselt, tehakse sadistlikult, tehakse täiesti moraalivabalt, hävitavalt. Vajutatakse ja sõtkutakse seda kangi mõnuga ja keevitatakse teile kaela kõike, mida saab. Kõike. Ja ma räägin kõike. Olgu Rail Balticust. Oot, kas me ikka nagu vajame seda asja siia nüüd Eestimaale niimoodi, et meil on selline, me tõmbame Maarjamaa ihusse sellise 80-meetrise suure haava, lööme lõhki Eesti poolde lääne ja ida vahel ja paneme sinna alla 10 miljardeid maksumaksja raha. Kas me vajame sellist ühe rööpa paariga raudteed läbi Pärnumaa soode Häädemeesteni. Häädemeestes ei ole teatrit. Berliinis pidi olema teater, aga Häädemeestes ei ole. Olen korduvalt käinud ja mitte ühtegi teatrit ei ole. Kui teater on, siis see on Stenbocki majas, aga seal ei ole. Nii, kas me vajame sellist raudteed? Ja läheb peale. Putin, Kreml. Te ajate Kremli juttu siin. Ei, vajame küll. Ja Eesti üldsusel käib šokk läbi. 2 takti jääb vahele mõistusest. Ja vaikselt öeldaksegi, et no, võib-olla me siis ikka vajame. Midagi pole teha. Vaata, ka Putini juttu küll ei tahaks ajada. Midagi pole teha. Ju siis me peame 10 miljardit läbi käima, meie ja meie lapsed ja lapselapsed ja tegema selle haava siia Maarjamaale, et nii ta on. Automaks. Kevitame suurperele 8 sotti kaela. 9 sotti paneme kaela. Nii, vaatame, mida te teete. Sellised mehed tulevad välja. Maksutahe on kaitsetahe, kaitsetahe on maksutahe. Ja siis ütlevad inimesed, kuulge, see on küll natukene liiga palju juba. Et mis kaitsetahe? Tahaks nagu perega sõita oma bussiga maale. Mul on 8 last, 5 last, 6 last. Me elame maal, mul on vaja lapsi kärutada, ehitusmaterjale kärutada, mis paganama automaks 800-900 eurot. Nii. Ja kang peale. Psst. Putin. Kreml. Ja vaene Eesti inimene. Vaene pärisori tuleb ja hakkab mõtlema, et võib-olla siis ikka on maksutahe, kaitsetahe. Võib-olla ta siis ikka on, kui meid juba kord kaitstakse Putini eest. Ja seda litaaniat ma võiks jätkata. Tuulikud. Merre. Putin, kui sa ei ole nõus. Homoabielu. Abielu rüvetamine, ühiskonna baasväärtuste lammutamine, raksaki, mõnuga tallume Venemaa kangi jälle. Ja sealt ta tuleb niimoodi, sealt jooksevad juhtmed inimeste aiu ja sealt nad saavad oma elektrišoki kätte ja teiega tehakse niimoodi ükskõik mida. Ma ei tea, kas teile Putini argumendiga te toote ükskord oma lapsed ka mooloki juurde. Pannakse Raekoja platsi suur põlev moolok püsti ja öeldakse, et kui me nüüd ei viska sinna 10 last sinna põlevasse moolokisse, siis ei tule meile appi lääneliitlased. Saate aru, jah? Siis te jääte Venemaa ja Putini kätte. No nii, esimesed 10 siia. Pange need lapsed siia põlevate käte peale. Ja läheb. Kas nii kaugele läheb see Putin või? Kui kaua te lasete ennast sellel Putini argumendil, selle Stratkomi juhtmel siin
terroriseerida. Tõmmake välja see juhe, kulla inimesed. Tõmmake välja need, kes võib-olla mind ei kuule. Te võite minu peale isegi ütelda, et see mees saab täiesti mõttetut juttu, aga jumala eest, tõmmake endalt see juhe välja. Tõmmake need traadid enda ajust välja. See võib valus olla alguses, aga tõmmake nad endast välja. Jumala eest, sest kogu Eesti poliitiline eliit ainult seda kaarti kasutabki. Ta tallub teie mingisugustel ajaloolistel, võib-olla isegi reaalselt traumadel, ta tallub teile ja esitab pidevalt uusi traumasid, esitab pidevalt uusi hirme, et kuidas kohe tuleb, kuidas kohe sõda hakkab. Nii. Ja siis te teete kõik, mida vaja on. Te alistute kõigele, millele vaja on. Te roomate põlvili selle eliidi ees, selle sadistliku, psühhopaatliku eliidi ees. Issand, anna vabadust. Andku vabadust sellele rahvale ükskord ometi oma nendest kõikvõimalikest kompleksidest. Saaks me ometi ükskord üle sellest. Näitaks me kogu sellele eliidile, kes põhimõtteliselt meid niimoodi traumeerib. Näitaks me talle ta koha kätte, paneks me talle labidaga lataki pähe. Nii. Sellele eliidile. Te lõpetate selle jama ära. Me ei usu teid. Me naerame teie selle jama välja. Kui keegi veel ükskord mingisuguse asja peale oma Putini argumenti lehvitab, siis ta saab labidaga pähe. Saite aru? Nii. Me naerame teid välja, me koristame Eesti teist ära. Selline peaks olema vaba rahva idee. Aga ei teid orjastatakse jälle ja teid orjastatakse oma maa transatlantiliste käsuahelate otsas rippuvate asehaldurite poolt. Jälle on uued orjapidajad tulnud ja jälle te lasete ennast orjastada. Ärge laske seda teha, jumal hoidku. Ja kui me sellest üle ei saa, siis tegelikult Eesti poliitika ei muutugi. See ongi see, millele Varro viitas. Kui meil NATO-t ei ole ja neid käsuahelaid ei ole ja Eesti peaks tõesti püsima riigina, iseseisva riigina, rahvana, ilma igasuguste nii-öelda muinasjuttudeta. Ilma igasuguste muinasjuttudeta kohe tuleb, hea onu päästab meid ära. Nii, ilma nende muinasjuttudeta peaks Eesti seisma. Vaat siis on see tervendav. Siis peaks Eesti rahvas hakkama mõtlema, aga mida siis teha? Kuidas käituda? Kas peab igal võimalikul viisil karu suunas sülgama ja teda mingisuguse tikuga torkima kuskilt? Kui kaua see karu seal veel talveunes on? Nii. Kas peab normaalne talumees tegelema sellega, et käima mööda külaringi ja rääkima sellest, kuidas kui tuleb karu, küll me siis talle näitame alles. Nii. Normaalne külamees treenib musklit. Normaalne külamees on see, kes ütleb, et kui tuleb karu, siis tuleb võidelda. Me ei tea, kumb siit eluga pääseb. Võib-olla suren mina, võib-olla suleb karu. Nii. Aga ma treenin musklit ja pean oma suu kinni. Saite aru? Ja mitte ei käia mulise igal pool, kui vägev mees ma olen. Kuivõrd suur oht on karu, aga samas kui vägev mina olen ja kuidas ma ta ära võidan. See on infantiilsus. Ja see rahvas peab sellest infantiilsusest üle saama. Need on minu tänased mõtted. Ma mõtlesin tegelikult alguses rääkida üleüldse USA poliitikast ja USA's toimuvatest arengutest nii nimetatud konservatiivsel väljal ja seal toimub nii mõndagi ja väga huvitavaid arenguid. Aga selle kommentaari ja selle podcasti ma jään teile nüüd võlgu. Ja seda ma teen järgmisel nädalal. Luban, et ma selle asja ja teema ette võtan kindlasti. See on väga huvitav teema. Aga see asi oli vaja kuidagi selgeks rääkida ja oma ideed või mõtted selle teemal avaldada. Aitäh teile kuulamast ja järgmisel nädalal jälle.